Kui sa tahad enda suurt tagumikku, siis söö seda. Tuksi keeratud oma suhe toiduga ja ma peidan siia alla väikese üllatuse. Kas need kalorid siis loevad? 540 kalorit. Uued äpid nagu BytePal, SnapCalori või CalAI lubavad, et sa saad vajalikku info nende süsteemi lisada vaid silmapilgu vältel. Kui ma peidan siia alla väikese üllatuse äpile, et mida ta siis sellest arvab, kas ta üldse saab aru, et siin on midagi muud, kas need kalorid, mis siin Biffi sees peidus on, kas need siis loevad või saan ma need sisse süüa ilma, et see äpp midagi halbamust arvaks. Mis ma siit saan, kui ma selle nüüd ära söön? Ma arvan, et see on mingi suht harilik jahukaste seal. Vaata, mis see äpp siis pakub, et mida see sisaldab. Kaste ja vorsti näeb. Kui äpp pakkus toidu kaaluks 300 grammi, siis tegelikkuses oli selle kaal üle 400 grammi. Tervist! Telliks ühe McChickeni burgeri, vanilje jäätise kokteili, ühed suured friikartulid ka. Ja siis ega teil ei ole peale unte veel mingeid selliseid tervislikke olla mingi, ma ei tea, juurvilja tükke või midagi sellist? Ei ole? Okei, siis jäävad need asjad. Ma valdan ka ühe saladuse, siin on tegelikult üks asi veel peidus. Selle all on midagi, ma arvasin, et see on kaste ja seal all on midagi veel. Ma proovin siit välja kaevata selle, mis siin peidus on. See on kotlett veel. Siin on kotlett. Muidugi hästi ilus näeb see kõik välja, mis ma teen siin. Kaunis. Ja nüüd ta arvab, et siin on tegemist küpsiste ja kastmega. See on süke väga hea eestimaine toit, muidugi on küpsised ja kaste. Jah, peidetud kalorid sõna otseses mõttes on ju. Co-Shipi nime all tuntud Maia-Liis ja Mihkel on mulle endale juba aastaid silma paistnud kui väga tervislikult toituvad sisuloojad. Mida me ühes päevas sööme, olles noored, kes elavad Kreekas? Palusime Mihklil 3 päeva proovida äppi BytePal, mis jääb ikka ja jälle silma sotsiaalmeedia reklaamides ning üritab enda enamiku ajast reklaamida kui toredat mängulist viisi enda kalorite jälgimiseks pesukarus sõbra abil, keda tuleb elus hoida. Mul on väike trauma selles, kus ma mingi 6 aastat tagasi träkkisin kaloreid ja ma ei taha vastik. Nii, nüüd ta ütles mulle, that dark goodness makes my whiskers twitch my joy. Ma näen, et see töötab. Minu meelest see on väga kasulik, et sa saaksid mõista, mis toidu sees on. Ma ei taha toitu näha kui numbreid. Kas see kalorite lugemine on mingi efektiivne asi? Jah, on küll efektiivne, et kui sa hakkad ikkagi jälgima ja alandad oma kalori tarbimist, on ju, siis mingi piirini kilod langevad, aga see hind on seal kõrval ju see, et sinu söömiskäitumine häirub, sa keerad, ma ei tea, tekib mingi obsessiivne toidule mõtlemine, ma ei tea, hakkad õhtusööki kartma, hakkad mingeid konkreetseid toite kartma. Väga palju on ka seda binge söömist, kus sa lihtsalt söödki, sest et sul on mõnus. Mulle ka meeldib süüa asju, mis on mõnusad, näiteks eile sõime mingi chipse ja mis iganes, aga siin ongi lihtsalt see, et ma ei teeks seda kogu aeg ja iga päev. Et kui vaadata neid põhitoidukordi siin, et siis neid on vähe, peamine osa päevasest energiast on tulnud tortilla chipsidest ja guacamole'st. Pigem suvaline söömine, aga on söödud ja ei ole hullu midagi, jah. Et ideaalne pole, aga mulle tundub, et see inimene on elus. Mulle endale noorena otsa vaadates tundub, et noore kohta päris tervislik toitumine. Kui selles ma vaatan ise ka praegu, ma vaatan neid kaloreid ja ma täiega usaldan seda, mis need siin on, sest et need on siin kirjas niimoodi. Ta on tegelikult need aiateibad, mis siin kirjas on. See AI äpp, mida ma nüüd kasutasin, mis on puhtalt AI baasil, mulle tundub, et ta lihtsalt tõesti proovibki hoida inimest seal hooked. Kindlasti ta on mingis osas accurate, ta saab aru, mis mul siin on mingi natuke kurki on ju, natukene omletti, natuke tortillat. Need kogused, täna ta arvas, et mul on tortillat väga palju rohkem, kui mul oli ja omletti väga palju vähem, kui mul oli. Ehk siis mul on tunne, et ta annabki kogu aeg kiidab sind. BytePal äppi on tegelikult aga sotsiaalmeedias ka päris palju kritiseeritud, sest tihti kaheldakse sealt saadud info tõesuses ja selles, et äpp kiidab heaks ka näiteks otsuse hamburgerit süüa. Ja, suur aitäh ja taidan. Kuidagi väga ruttu läks. McDonaldsil on ka päris hästi näha nende menüüs kodulehel kõik toitumisalane teave, süsivesikud näiteks 49 grammi. Proovime BytePal äpiga. Nii ja tema ütleb, et selle sees võiks siis olla 625 kilokalorit. Ja tuletan meelde, McDonald's siis väidab, et on 438 ehk siis sisuliselt 200 kilokalorit pani ta hetkel otsa. Peaksid kaloreid trackima, kui sul on mingi eesmärk näiteks, et igapäevaselt sul võib-olla ei ole mõtet seda üldsegi kasutada. Aga see AI äpp, see tundub siuke, mida inimesed hakkavad lihtsalt igapäevaselt kasutama, sest et see on fun ja värki. Gamification, ega siis need arendajad lollid ei ole, et see toimib väga hästi. Söömishäired on rasked psühhiaatrilised haigused. See ei ole
selliste asjadega ei peaks mängima. Enamikel kordadel ta andis vastuse, et see McDonaldsi burger on üle keskmise nii-öelda tervislik valik. Näed sa seda problemaatilisena, et ta niisuguse vastuse annab? Vot mul on selle puhul on alati küsimus, et kui keegi räägib tervislikust ja ebatervislikust toidust, et mis need parameetrid on, mis need skaalad on, kus me seda nagu üldse mõõdame. See võibki olla üle keskmise okei valik. See burger on kindlasti nagu, ma ei tea, kui mul on valida, kas ma üldse ei söö, ma söön selle burgeri, siis burger on jumal okei valik. Aga küsimus on see, et mis ta nagu muul ajal teeb või sööb. Et see on üks tilk meres ju tegelikult on ju. Aga mind huvitab tegelikult ka see, et kui ma nüüd panen näiteks selle karbi kinni ja skanneerin, siis siin on peal ka karbi peal kirjas, et tegu on McChicken burgeriga. Ehk siis nüüd on huvitav, et kas see kuidagi ka mõjutab seda infot, kui ma hoopis niimoodi skanneerin. Nüüd ta sai aru, et tegemist on McChicken and bun sandwichiga ja ta ütleb, et 359 kilokalorit. Ja see on nüüd natukene rohkem lähedal sellele, mis McDonald's ise väidab, aga nüüd ta pakkus nagu kõvasti alla selle, mis peaks olema. See pilli lõhki ajamine, et mingi toit sisaldab täpselt 724 kilokalorit. See on piltlikult nagu ma võtaksin kummist mõõdulindi ja hakkaksin mõõtma teed Tallinnast Pärnusse. Meile meeldivad numbrid, meile meeldivad täpsed numbrid. Tegelikult on see täiesti nagu mõttetu ja jabur. Kusjuures üllatav see, et ta sai aru, et tegemist on creamy milkshake'iga. Ehk siis mille iganes põhjal ta sai aru, et tegu on jäätise kokteiliga. Ja tema ütleb, et see milkshake võiks olla 357 kilokalorit, ehk siis tegelikult päris lähedal sellele, mis McDonaldsi enda menüüs on. Et McDonaldsil 313, äpp ütles 357 ehk üllatavalt kuidagi isegi parem tulemus kui burgeri puhul. Viisime läbi veel ühe testiga toiduainega, mille puhul on toitumisandmeid eriti lihtne kontrollida. Pakk riisi hindab koguse suurust ja juba paneb täiesti mööda. Tema arvab siis, et tegu on 500 grammi riisiga, kuigi tegelikult siin on 100 grammi. Ja kilokaloreid ütleb siis 650 kilokalorit. Ehk siis sisuliselt põhimõtteliselt täpselt sama palju pani otsa, ehk siis 2-kordne tulemus. See toitumismaailm on nagu, kui sa liiga palju uurid, siis sa tunned, et sa ei saa midagi süüa. Sa pead lõpuks nagu oma arvamuse nagu tegema ja lihtsalt ongi harima ennast, õppima, leidma võib-olla ka mingit, kas Eestis neid toidusisulojaid pigem on vähe, aga ka nagu välismaailmast ja mitte lihtsalt mingi sisulooja, kes näitab esimeses freimis oma suurt tagumikku, et kui sa tahad enda suurt tagumikku, siis söö seda vaata, vaid lihtsalt sellised päris teaduslikud uuringud ja ma ei tea, paljud noored käivad ju koolis veel, saab õpetajatelt küsida. See äpp ei tea, mis tunne on olla inimene, mis tunne on olla sina nagu veel enam. Ehk et meie kehal on mingisugused kindlad signaalid põhjusega, meil on tühja kõhutunne, meil on täiskõhutunne, vahel on tunne, et tahaks lihtsalt šokolaadi süüa, nagu see on ka tunne. Et rohkem võiks nagu kuulata seda, mida sinu keha ütleb. Mulle meeldib seda võrdlust tuua, et meil on lisaks sellele täis- ja tühja kõhutundele, meil on veel kehal signaale, ma ei tea, meil on näiteks pissihäda ja külmatunne on ju. Et kui inimesed tahavad nagu toitumise puhul hästi palju nagu väljast poolt võtta seda, et mida peaks või kuidas peaks on ju, aga et kui sa ütled mulle praegu, et sa tahad pissile minna, ma siis ei ütle sulle ju, et ei, sa alles käisid pool tundi tagasi nagu praegu pole aeg veel.